Aga tere, minu nimi on Tiina Pajuste ja ma olen Tallinna Ülikoolis rahvusvahelise õiguse ja julgeoleku professor ja minu roll selle inimõigused digitaalses ühiskonnas õppekavaga on see, et ma olen selle õppekava juht ja ma olin ka üks selle õppekava loojatest. Me lõime selle õppekava umbes 6 aastat tagasi, kuna me nägime, et oli selline vajadus sellise ainulaadse fookusega õppekava suhtes, kuna inimõiguste maailmas on tekkinud mitmeid probleeme seoses digitaliseerumisega. Et enamus meie eluvaldkondi on liikunud siis kübermaailma, internetti ja see mõjutab kõiki meie elu aspekte juba. Ja miks selle programmi siis Tallinna Ülikoolis lõime? Et sellepärast, et meil on selle valdkonna eksperdid olemas. Et meil on olnud mitmeid väga edukaid inimõiguste projekte ja muidugi ka Eesti on siis ainulaadne koht või ainulaadselt sobilik sellise õppekava jaoks, kuna me juhime siis maailmas selle teema käsitlemisel, ehk siis digitaliseerumise käsitlemisel. Ja oleks ka väga hea, kui me juhiks ka digitaalsete inimõiguste valdkonnas. Et sellepärast me siis kolleegidega otsustasime, et on olemas selline vajadus turul ja on vajadus nende teadmiste vastu. Ja miks siis peaks tulema sellel õppekaval õppima? Et nagu ma ütlesin, et see on ainulaadse fookusega, vähemalt kui me lõime, siis ei olnud maailmas ühtki teist sellist õppekava, mis keskenduks siis inimõigustele digitaalses maailmas. Et on väga palju erinevaid inimõiguste programme või siis digitaliseerumise valdkonna programme, aga midagi, mis kombineeriks mõlemad, et sellist vähemalt sel hetkel ei olnud. Ma tegin kiire otsingu ja minu arust ei ole ka praegu veel sarnast programmi kuskil mujal. Et see on ainuke koht maailmas, kus saab sellise fookusega spetsialiseeruda. Ja see annab siis nii praktilised oskused kui teoreetilised teadmised, mis on vajalikud väga erinevates eluvaldkondades ja erinevatel ametipostidel. Et meil on olnud inimesi, kes töötavad siis ametnikena erinevates ametiasutustes Eestis ja ka välismaal, siis rahvusvaheliste organisatsioonide töötajad on olnud õppekaval ja muidugi ka erasektor väga hindab neid oskusi ja teadmisi, mis sellest õppekavast tulevad. Et meil on paljud tudengid või lõpetajad töötavad siis erinevates tehnoloogiaettevõtetes nagu Wise ja Veriff, et need teadmised ja oskused, mis siit õppekavalt tulevad, on väga vajalikud väga erinevates kohtades. Ja et need teemad, mis on siis tõstatunud ja mis meid kõiki igapäevaselt mõjutavad, on muidugi, nagu kõik teame, et andmekaitse, mis on siis kõnevabaduse piirid internetis, kuidas reageerida küberrünnakutele. Et need on sellised teemad, mis on juba igale inimesele sellised igapäevaselt praktiliselt nagu kõnetavad või kuuleme nendest iga päev. Ja see programm või see õppekava on siis võimalus põhjalikult, süstemaatiliselt ja nagu teaduspõhiselt läheneda nendele teemadele ja saada siis valdkonna asjatundjaks. Ja meil on mitmed võrgustikud, mis on väga olulised, et meie õppejõud, 3 õppejõudu, kes meil õpetavad selle õppekaval, on globaalse digitaalse inimõiguste võrgustiku liikmed ja see võrgustik loodi siis Tallinna Ülikooli juhitud COST-projekti raames. Et meie võrgustikku kuuluvad siis maailma tipud selles valdkonnas ja me kasutame neid ka õppetöös ja erinevate ürituste korraldamisel ära. Et see on väga oluline, et meie see õppetöö on seatud maailma tipptasemel teadusega. Ja muidugi veel üks selle õppekava tugevus on, et me ei võta palju tudengeid vastu, et tavaliselt on sellel õppekaval 10 kuni maksimaalselt 20 tudengit, mis tähendab, et kõik tudengid, kes sellel õppekaval on, tunnevad hästi oma õppejõude, oma kaasüliõpilasi ja on väga selline
intensiivne ja sõbralik õhkkond, kus kõik toetavad teineteist ja kus saadakse nagu tagasisidet palju ja rühmatööd ja diskussioonid siis loengutes on väga huvitavad ja väga sellises avatud õhkkonnas. Nagu ma juba mainisin, meil on mitmeid erinevaid rahvusvahelisi õppejõude sellest globaalsest inimõiguste võrgustikust. Meil on muidugi ka kohalikke eksperte, et fotol seal on siis professor Mart Susi ja professor Lehte Roots ja all on meie rahvusvahelised kaks kolleegi, Sheila Maslow-Tšerkits ja Samuli Mietinen. Et meil on nii praktikuid kui siis ka teoreetikuid, et Sheila töötab OSCE-s ja igapäevaselt puutub kokku siis inimõiguste praktilise poolega ja toob siis näiteid ja väga põnevalt meie tudengitele räägib, kuidas siis inimõiguste nii-öelda rakendamise pool on ja mis probleemid sellega seonduvad. Ja muidugi on väga oluline, et siis ka see teoreetiline teadmine, mis näiteks Mart Susil on erinevate monograafiate ja raamatute toimetaja autorina. Et tõesti, et me oleme väga uhked selle programmi üle, kuna tõesti seal on hea tasakaal selle teoreetilise kui ka praktilise komponendi vahel. Ja sellel õppekaval ongi sellised 3 alustala, et esiteks me uurime siis neid traditsioonilisi teooriaid ja probleeme, mis inimõigustega laiemalt on seotud, et kõik tudengid saavad siis sellise klassikalise inimõiguste tausta selle õppekava raames ja teiseks siis uurime, et mis digitaliseerumine endaga on kaasa toonud, et mis on need praktilised ja millised on need teoreetilised väljakutsed. Et praktilised võivad olla näiteks andmekaitsega seotud isikuandmeid, kuidas need sotsiaalmeedia platvormid neid ära kasutavad ja kuidas AI võib olla kallutatud ja sellised küsimused ja teoreetilised küsimused võivad olla näiteks sellest, et kas inimõigused internetis ja nii-öelda klassikalised inimõigused, kas need on samad või mitte ja sellele on väga palju erinevaid lähenemisi. Ja siis 3. selline tala sellele on nende praktiliste regulatsioonide ja poliitikadokumentide uurimine, et mis on selles valdkonnas välja antud, et viimastel aastatel on väga palju tegevust olnud rahvusvahelisel areenil, et nii rahvusvahelised organisatsioonid kui riigid on võtnud välja siis vastu võtnud erinevaid õigusakte või poliitikadokumente, mis seda valdkonda reguleerivad. Nii mõned näited nendest kursustest, mis selles õppekavas on. Et ka need kursused proovivad siis säilitada seda tasakaalu teoreetilise poole ja praktiliste oskuste ja praktilise rakendamise vahel ja nad siis proovivad tegeleda nende kõige pakilisemate küsimustega, et iga aasta või üle aasta me vaatame need kursuste nimekirjad üle ja vaatame, kas mingi teema on, mida peaks sinna juurde lisama. Et see tehisintellekti ja inimõiguste kursuse lisasime just aasta tagasi, kuna nägime, et on vajadus selle teema detailsemaks käsitluseks selles õppekavas. Et hoiame nii-öelda silma peal ja vaatame, et see oleks väga selline kõnetav ja oluline sel ajahetkel, kus tudengid tulevad sellele õppekavale. Et andmekaitse, see on olnud peale andmekaitse määrust läbivalt väga oluline ja siiamaani inimesed ei tea veel piisavalt sellest teemast, seega see jääb sinna kindlasti õppekavasse. Venemaa tegevusega seonduvalt igasugused hübriidohud, küberrünnakud, ka see omab väga suurt inimõiguste aspekti ja seega sellel on oluline roll meie õppekavas ja muidugi ränne, migratsioon, pagulaste õigused ja digitaalsete aspektide mõju pagulaste õigustele ja sellele migratsioonile laiemalt. Et väga sellised põnevad teemad, mida ka meil õppejõududel on väga huvitav tudengitega koostöös käsitleda. Natuke siis ka seda praktilisemat poolt, et muidugi see on 2-aastane magistrikava
ja suur osa teisest aastast läheb siis lõputöö kirjutamisele, et igaüks saab siis spetsialiseeruda oma magistritööga. Tudengitel enamasti on vabad käed, et nad võivad valida teema, mis neid kõige rohkem kõnetab ja me leiame siis õppejõudude hulgast pädeva juhendaja, kellega on siis väga lähedane koostöö, kes suunab ja abistab ja aitab siis ka magistrandil saada osaks nendest erinevatest võrgustikest, kus meie õppejõud ka on. Ja meil on ka kohustuslik praktika õppekavas nagu enamus või kõikidel Tallinna Ülikooli õppekavadel, et tudengid saaks ka praktilisi oskusi. Viimasel ajal on meie kolleegidega koostöös tulnud väga palju põnevaid võimalusi meie selle õppekava tudengitele. Näiteks praegu on võimalus rahvusvahelise õiguse komisjoni juurde minna Genfi mais toimuvale sessioonile. Ja siis on olnud ka Eesti esinduses Genfis meil võimalusi erinevaid inimõiguste nõukogu sessioonidel osalemiseks, et väga palju selliseid põnevaid võimalusi on tulnud praktika raames ka tudengitele, mis tihti suuremates riikides ei saa tudengid isegi unistada sellistes kohtades praktika tegemist, et see on väga ainulaadne võimalus meil Eestis väikeriigina, et on ligipääs sellistele suurtele olulistele institutsioonidele väga nagu palju lihtsam. Ja meil on ka erinevaid aktiivseid tudengiorganisatsioone, on siis rahvusvahelise õiguse selline selts ja ka harjutuskohtu selts, mis paar aastat tagasi loodi ja tudengid on seal väga aktiivsed ja väga kirglikult võtavad selle teema juhtimist või arendamist õppejõudega koostöös. Nii, ja harjutuskohtust natuke lähemalt, et see on üks osa meie õppekavast ja me väga soovitame seda tudengitele, kuna see on tõesti selline koht, kus on võimalus ennast proovile panna, enda erinevaid oskusi väga intensiivses formaadis arendada. Et meie tudengid on väga tublid olnud, et vasakpoolne pilt on, kuidas nad on Ameerikas, Washingtonis Jessupi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtu võistlusel ja parempoolne, kus nad minuga käisid see aasta Leedus siis inimõiguste harjutuskohtu võistlusel, et väga palju erinevaid võimalusi on, et kui tudengid on mingist teemast või valdkonnast huvitatud, siis alati leiame õppejõu, kes juhendaks ja toetaks neid sellel teekonnal, kuna see tõesti on, et kõik tudengid, kes selle on läbi teinud, ütlevad, et see oli parim osa nende õpingutest, arendas neid inimesena ja ka siis selle valdkonna eksperdina. Et kindlasti me väga proovime seda teemat toetada ja arendada edasi ka. Veel üks põnev võimalus, mis on õpingute käigus, on Erasmus mobiilsus, ehk siis välismaale minek, et meie kõige populaarsemad sellised pikaajalise õpirände võimalused on siis kas Hollandis, Itaalias, Hispaanias, et seal on sellised partnerülikoolid, kus on tudengitel väga head õpikogemused olnud. Et nagu võibki minna 1 semestriks või siis terveks aastaks, enamasti minnakse kas teise aasta esimeseks semestriks või terveks teiseks aastaks. Ja üks uuem võimalus, mis on väga populaarne, mida tudengid väga palju ära kasutavad, on need lühikesed õpiränded, mis nad on PIP-id, Blended Intensive Program, et seal on osa õppest toimub nagu online'is, kas Zoomi või Teamsi kaudu nädal või paar enne seda koha peal toimuvat 1 nädalat. Ja siis peale seda koha peal toimuvat õpet toimub jälle selline järelõpe siis online'is, et need on enamasti 6 ainepunkti suurused kursused ja need on olnud väga põnevad, et ma ise lähen Itaaliasse Salernosse ühte läbi viima ja meil on olnud veel väga edukaid kogemusi siin eelmine aasta Bremenis ja sel aasta kevadel siis või talve lõpus Nikosias Küprosel. Et tudengite jaoks on hea võimalus just neile, kes ei saa terveks semestriks välismaale minna, aga saavad olla nädal eemal ja siis teha eelnevat ja järel ka siis natuke neid online komponentes.
nii, ja nagu enne ka mainisin, et see on väga selline vajalik nagu õppekava, sellepärast et need oskused tõesti on praegu otsitud nii avalikus kui erasektoris, et need lõpetajad, kes meil on olnud, on väga kiiresti leidnud ka rakendust, et neid on oodatud nii avalikku kui erasektorisse, nagu ma ütlesin, erasektoris tehnoloogiaettevõtted, ka meediaettevõtted. Enamus ettevõtted tänapäeval puutub andmekaitse küsimustega ja muude inimõiguste küsimustega kokku ja muidugi ka avalikus sektoris on need igapäevaselt väga olulised teemad, kus on vaja rohkem asjatundjaid. Ja muidugi on see ka alus doktoriõpinguteks, et kuna meil on sellise uurimisfookusega magistriõppekava, et see magistritöö kirjutamine on suur osa sellest kogemusest, siis valmistab väga hästi ette meie lõpetajaid ka doktoriõpinguteks, kui see neid huvitab, et just üks minu juhendatav astus väga edukalt doktoriõppesse ja on viimaseid samme seal tegemas. Ja mõned sõnad siis ka vastuvõtueksamist. Üks osa on siis motivatsioonikiri, kus tuleb siis oma tausta, tuleviku eesmärke, huvi valdkonna vastu kirjeldada ja siis natuke lühidalt kirjeldada ühte probleemi või küsimust, mis nagu kõnetab inimõigustega siis digitaalses valdkonnas. Et see võib olla siis andmekaitse, see võib olla näiteks digitaalne lõhe, see võib olla küberrünnakud, mis iganes kõnetab, et natukene ühes lõigus kirjeldada seda teemat ja miks see oluline on. Ja meie õppejõud siis hindavad seda kirjalikku osa ja antakse punktid miinimum siis 35, maksimum 50 ja teine osa on siis intervjuu, kas koha peal või internetis, vist Eesti tudengitel on koha peal, kus siis uuritakse või küsitakse lähemalt selle motivatsiooni ja siis eelneva kogemuse ja huvi valdkonna vastu. Et ei ole mingit detailset eriala teadmist vajalik selleks, kuna see on meil selline avatud õppekava, ei pea olema õigusvaldkonna bakalaureuse kraadi, sotsiaalteaduste bakalaureuse kraad on piisav, muidugi peab olema huvi rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste vastu, aga mingeid detailseid teadmisi me ei eelda. Samuti me ei eelda detailseid teadmisi digitaliseerimise kohta, et seda praktilist kodeerimise või programmeerimise mingit oskust ei ole vaja. Et on vaja siis keeleoskust, kuna see õppekava toimub, kõik ained on inglise keeles. Ja seega on vaja tõendada siis B2 tasemel inglise keele oskust. Ja ma arvan, et see ongi selline lühiülevaade. Kas Helenil või kellelgi teisel on küsimusi selle õppekava kohta? Ja aitäh esitluse eest, et mu põhiline küsimus oligi selle nii-öelda eelduste ja tausta osas, millele ma osaliselt sain ka vastuse, et mu enda taust on sotsiaalteadustes, olen sotsioloogiat õppinud, aga õigusteadustega väga otseselt ei ole varasemalt seotud olnud, et see oligi see põhiküsimus, et kas ka on oodatud mingit varasemat valdkonna töökogemust või otseselt mitte. Et ei ole ka töökogemust vaja, et huvi on see, mis vaja on, sellepärast, et meil on ka selline üks põhiline selline rahvusvahelise õiguse konteksti ja aluseid andev aine seal kohe esimesel semestril, et muidugi kui tulla, võib siis nii-öelda suvel midagi lugeda selle valdkonna kohta, et on nagu lihtsam alustada, aga keegi õppejõud ei eelda, et tudengitel on eelteadmised või eelnevad oskused selles valdkonnas olemas. Et oleme teadlikult teinud selle valiku, kuna neid oskusi ja teadmisi on vaja nii paljudel eri inimestel, et neid ei ole ainult juristidel vaja, neid on praktiliselt kõikidel inimestel vaja. Ja mida laiem on siis teadlikkus
nendest digi-inimõigustest või inimõiguste küsimustest digikontekstis, et seda parem on, et vastus on jah, et võib julgelt tulla ja huvi selle valdkonna vastu on siis nii-öelda üks põhilisi kriteeriumi, mille alusel siis me otsustame, kas inimene sobib siia õppekavale või mitte. Kas praktilise poole kohta on ka midagi, et meil need loengud toimuvad enamasti siis õhtuti, enamasti on alanud vist 4:15. Peaaegu iga nädal vist on meil, et vahepeal on vist üle nädala küll, aga et ta on ikkagi päris intensiivne selles mõttes, et muidugi õppejõud on paindlikud, et puudumised saab kompenseerida ja kokkuleppel saab teha igasuguseid mugandusi. Üliõpilastel on väga mitmekülgsed elud ja tööd ja et sellega ei ole olnud nagu probleemi. Kas on veel midagi, mis uudishimu tekitab või küsimusi? Hetkel vist midagi konkreetset ei ole rohkem, aga aitäh. Aga väga hea, ilusat päeva ja aitäh kuulamast. Ja aitäh, nägemist.